õhtust, kaunist neljapäeva, minu nimi on Evelin Kung, olen Tupperware maaletooja Eestis ja tahan teile täna tutvustada toidu valmistamise võimalusi mikrolaineahjus surve all. Ehk siis Tupperware on mõned head aastad tagasi toonud turule survepoti ja see on ainulaadne toode, millega saab siis mikrolaineahjus valmistada toitu rõhu all ja surve all ja ei ole põhimõtteliselt vahet, millised need toidud on. Kõik see tulemus tuleb siin tervislik, tuleb maitsev ja tuleb hea. Oluline mikrolaineahjus toidu valmistamise juures loomulikult on ka veel see, et te saate samal ajal tegeleda näiteks salati ettevalmistamisega. Te võite samal ajal lugeda värskeid ajalehti, kui te ei ole jõudnud seda veel päeva jooksul teha, või kui te näiteks kasutate seda potti ka hommikusöögi valmistamiseks. Teil on paras võimalus suhelda oma abikaasaga, oma lastega, küsida, kuidas nendel päev on läinud ja potikene ise keedab samaaegselt teile ka toidu valmis. Ehk siis kõik ained üheaegselt potti ja potike nii-öelda keedab. Mikrolaineahju puhul on olnud aastaid väga palju erinevaid arvamusi, kas seda kasutada, kuidas seda õigesti kasutada, mis otstarbel seda kasutada. Näiteks võin ma öelda, et rohkem kui 70% Eesti elanikkonnast, Eesti leibkondadest on tegelikult mikrolaineahju kodus olemas. Kui palju neid nüüd kasutatakse konkreetselt toidu valmistamiseks, selle kohta mul andmed puuduvad, aga olen täiesti kindel, et kõik need perekonnad, kus see ahi kodus on, ehk siis rohkem kui 70%, on seda kasutanud ilmtingimata toidu soojendamiseks. Ta on mugav siis, kui lapsed on üksi kodus koolist tulles ja on vaja kiirelt midagi soojendada või valmistada. Ta on paljudele mugav hommikul võib-olla värskete saiade soojendamiseks, aga päris suur hulk on meil tegelikult inimesi, kes ei tea, et mikrolaineahjus on võimalik toitu valmistada mitmel erineval moel ja tegelikult täiesti tervislikult ja maitsvalt. Ja survepotti mäletavad päris paljud võib-olla ka Vene ajast, et see oli selline natuke hullumeelne pott, mis kippus pliidi peal nii-öelda õhku lendama. Mikrolaineahjus seda vaja karta ei ole ja alati soovitan toote tellimisel, kui tegemist on Tupperware tootega, lugeda läbi juhend. Siin on paks raamat, see ei ole küll kõik eesti keeles, aga siin on olemas tootejuhendid paljudes erinevates keeles, kaasa arvatud eesti keeles, vene keeles, soome keeles, kuidas keegi iganes seda lugeda soovib, ka inglise keeles. Ja need paberid, mis toodetega kaasas on, ei ole ilmtingimata mitte äraviskamiseks või kaminatule alustuseks, vaid tõesti siin on väga palju vajalikku infot ja näiteks on isegi olemas joonised selle kohta, kuidas toodet õigesti kokku panna, et ei peaks juhtuma erinevaid üllatusi. See antud toode, ehk siis meie Tupperware survepott, on oma mahuga 3 liitrit ja temaga saab siis mikrolaineahjus valmistada maksimaalselt siis 2 liitrit toitu, ehk siis kunagi ei tohi seda panna nii-öelda ääreni täis. Ja ta valmistab selle toidu nii-öelda rõhu all, ehk siis temperatuur läheb siin potis suletud kaane all alati kõrgemaks kui 120 kraadi. Maksimum toidu valmistamise aeg mikrolaineahjus selle potiga on 30 minutit. Aga ma ütlen teile, et on võimalik teha teatud toite ka oluliselt kiiremini. Näiteks putrude puhul piisab 15–20 minutist. Suppide puhul, ühepäevatoidu puhul täpselt samamoodi. See 30 minuti aeg on võib-olla rohkem mõeldud lihatoitudele, kui te soovite jõuluks sülti keeta, kui te tahate imehäid mulgikapsaid saada, siis juba kapsaste puhul on väga oluline see, et lõhnad ei levi köögis ja samas, kust varem saaksite poole tunniga endale teha väga maitsvad ja head mulgikapsad otse jõululauale. Nii et tegelikult siis on selle potiga tõesti võimalik väga palju erinevaid asju teha. Mis selle poti puhul on väga oluline meelde jätta, on siis see, et nii nagu ma juba korraks mainisin, pott ei tohi kunagi olla ääreni toitu täis.
vaid peab olema täidetud ainult maksimum 2/3 sellest mahust, ehk siis ütleme, kui 3 liitrit on tõesti poti suurus, siis ütleme, 2 liitrit on see, mida tohib täita, sest me peame arvestama teatud puhkudel ka toidu väikese kerkimise osaga. Selle potiga ei tohi mikrolaineahju toitu panna mitte kunagi kuivalt, ka siis, kui tegemist on näiteks köögiviljadega, mis väga palju annavad mahla välja. Seega tuleb meeles pidada, et iga 10 minuti kohta, mis on toidu valmistamise aega planeeritud, peab tegelikult potis olema 150 milliliitrit vedelikku. Seega, kui te tahate näiteks teha mingit lihatoitu maksimumtemperatuuril, maksimumajaga, sest 900 vatti on see, mida see pott välja kannatab mikrolaineahju temperatuuri vattides, siis te peate arvestama, et teil peab olema siin vedelikku vähemalt 400-450 milliliitrit. Ja väga tihti tehakse see viga ja selle tulemusena võib lihtsalt juhtuda, et kuna vedelikku on vähe, siis kõrge temperatuuri, kõrge rõhu tulemusel näiteks ka liha, mis on selline toit, mis kuumeneb ja läheb kuumemaks, siis ta võib teie poti natukene nii-öelda ära kõrvetada. Sellega seoses mingit muret pole vaja karta, toitu saab selle potiga edasi valmistada, lihtsalt ta võib-olla ei näe esteetiliselt enam nii kena välja. Samuti on selle potiga võimalik mikrolaineahlus valmistada piimabaasil putrusid. Ja üks selline levinumaid rootslaste jõulutoitusid on ju riisifrutti, ehk siis kui nad teevad sellist koorest, hästi koorest riisiputru jõuluks, kuhu on ju siis pandud sisse ka veel kuivatatud puuvilju ja mandleid. Nii et ka seda on võimalik selle potiga väga edukalt teha, ehk siis kui me ka eestlaslikult räägime, miks mitte ka ainult riisiputru hommikuti teha, see võtab aega maksimum 20 minutit, te ei pea seisma pliidi ees, te saate seda teha samal ajal, kui tegelete näiteks isikliku hügieeniga või riietute. On mitmeid erinevaid võimalusi veel, näiteks saab selle potiga väga edukalt ka mannaputru keeta, kellel selline soov on, kuid tõepoolest siis mitte kunagi ei tohiks ka potti panna vähem toitu, kui on 400 milliliitrit, õnneks on siin kenasti olemas ka mõõdud poti põhjas, kui palju on miinimumkogus, kui palju on maksimumkogus, kuhuni tohib toitu panna. Ja kaanel on siis olemas, kaane all kõigepealt on olemas siis ka tihend, mis siis hästi tugevalt aitab selle poti nii-öelda kinni panna või sulgeda ja samas tihend on see, mis siis paisumise ajal mikrolaineahjus ei lase näiteks vedelikul ja aurul sellest potist välja tulla. Teie ahi on alati puhas, ei ole vaja muretseda näiteks ahju pesemise pärast, et midagi pritsiks. Siin peal on olemas rõhuklapp, selline ilus kollane, mis siis vastavalt näitab teile ka toidu valmimise lõpus ja ajas, kui rõhk on välja tulnud ja toit on lõplikult valmis. On olemas ka õhuklapp, mis siis võtab toidu valmistamise ajal vajadusel lisaõhku juurde, ehk siis teie poolt kõik on ära reguleeritud, pott käib, ilusasti on diagramm peal, käib kenasti kinni, keeratakse käepidemed kohakuti, suletakse tugevalt lõpsuga kaanega ja pott võib minna toiduga mikrolaineahju valmima. Ehk siis lisaks oma jõulutoitudele võite te siin väga edukalt valmistada näiteks ploffi, te võite siin sees teha, nagu juba jutuks oli, ühepäevatoitu, te saate siin teha gulaši, teil on võimalik selles potis valmistada näiteks hernesuppi, püreesuppe erinevaid, väga maitsev ja mõnus on siin sees teha näiteks kõrvitsapüreesuppi, üldse erinevaid köögivilju hautada ja hiljem neid näiteks püreestada, kõik valmib sisuliselt ju ikkagi nii-öelda omas mahlas. Ei ole mõistlik lisada mikrolaineahlus toidule soola ja muid maitseaineid toidu valmistamise ajal, pigem teha seda alati siis lõpus. Te saate selle potiga keeta moosi, teil on võimalik teha siin erinevaid ka soolaseid, ütleme selliseid krehtiseid moose
ja kuna erinevad toiduained tegelikult rõhu baasil käituvad erinevalt, siis sellised nii-öelda natuke gaasilised toiduained tuleks eelnevalt nii-öelda kas siis kahvliga läbi torgata või noaga nii-öelda triibud sisse teha. Ja kehtib see tomatite puhul, kehtib see näiteks paprikate puhul, kui te tahate isegi koorega kartulit siin sees keeta, siis oleks mõistlik ennem kahvliga või hambaorgiga läbi torgata, sest vastasel juhul lihtsalt see rõhk võib selle koorega kartuli lõhki lüüa, rääkimata siis ka tomatitest. Kui te valmistate liha, millel on nahk peal, siis tuleks nahale triibud sisse teha, sest ka ahjus teete te ju tegelikult nii, et rõhk pääseks kenasti välja ja nii-öelda ei plakataks ja ei viskaks seda potis ülesse. Samamoodi on kala valmistamisel, kala on ju toiduaine, mis rõhu puhul hakkab alati tõstma ennast seega kalanahale triibud sisse. Selliseid väikeseid meelespidamisi, kui te teate, siis ei ole teil kunagi muret, et teie toit ei õnnestuks. Ja minul on tõesti isiklikult kolm sellist toitu, mida ma kõige rohkem armastan siin valmistada ja mida mulle meeldib süüa. Esimene nendest on siis kõrvitsa püreesupp, mille puhul ma siis tõesti kasutan tegelikult ainult 4 komponenti, see on kõrvits, see on bataat, porgand ja natuke brokolit, kõik korraga potti, vedelik juurde, lasen 15 minutit mikroonahjus olla. Jah, võib kasutada ka maksimum 900 vatti, võib-olla väga paljudel ei olegi nii tugeva võimsusega ahi, aga kellel on ka 1000 ja rohkem, siis ilmtingimata tuleks temperatuuri maha keerata. 15 minuti pärast saan ma sellele lisada siis merevaigu, püreestada blendriga näiteks või saumiksriga ja maitsestada ning väga maitsev ja kiirelt valminud püreesupp ongi tegelikult valmis. Teine, mida ma armastan siin väga teha, on riisipuder ja riisi puhul siis piisab klaasist riisist, isegi kui teil ei juhtu kodus olema pudruriisi, vaid on tavaline riisitang, ka see aitab, loomulikult pestud riis, liiter piima ja 20 minutit mikroonahjus. Kui te teete piimaga toitu, siis ilmtingimata ei tohiks olla võimsust rohkem kui 650-700 vatti. Kui te panete rohkem, siis piim lihtsalt paratamatult suudab välja keeda ka sellest survepoti tihendite vahelt, ehk siis piim ei vaja nii palju kuumust, sest mõelge ise, kui te paneksite piima mikroonahju ka ilma igasuguse kaaneta, te ei saa mitte kunagi seda kauem soojendada kui äärmisel juhul 30 sekundit, vastasel juhul ta lihtsalt keeb sellest tassist välja või anunast, kuhu see olete selle pannud. Ja 20 minuti pärast on mul kohe mõnus ja maitsev riisipuder olemas. Kolmas toit, mis on mul ka täna siin potis täiesti olemas, on hirsipuder, ehk siis paljudele see maitseb, paljud ei soovi seda üldse süüa, aga tema keetmine on igal juhul üsna raskendatud ja mitte kuigi meeldiv tegevus pliidi ääres. Täpselt samamoodi nagu mulgipuder või kärutädipuder, nagu seda Lõuna-Eestis kutsutakse, paljud teavad seda ka kartulitangupudru nime all, heal lapsel mitu nime, ehk siis kõik sellised toidud on tegelikult võimalik siin valmis teha ja hirsipudru puhul siis ka, et piisab klaasitäiest hirsitangust, peske see hoolega puhtaks, pange potti, natukene võib-olla võib ka olla juba vett ja lisaks siis liiter piima, mitte üle 700 vatti, mikroonahju 20 minutit. Kui on toit mikroonahjus oma aja ära seisnud, vahet ei ole, mida te seal parasjagu teete, tegelikult ka see, kui te ainult soojendate toitu, laske alati veel 1/3 toidu valmimise ajast sellel potikesel seista mikroonahjus, teie toit valmib edasi. Sest mikroonahju töö põhimõte on selline, et kõige kaunimalt selgitades näeb see välja nii, et selles mikroonahjus need molekulid, mis siis hakkavad sellel hetkel tööle, kui mikroonahju tööli pannakse,
hakkavad jooksma nagu väikesed sprinterid. Ehk siis olümpiamängud, kõik hakkavad korraga jooksma ja kui tuleb finiš, siis mitte keegi inertsist ei saa mitte kunagi kohe seisma jääda, see on selge. Kõik jooksevad edasi. Sama on ka mikroräänaahjus. Ehk siis megatronid, mis panevad mikroräänaahju tööle, tekib hõõrdumine, võite proovida käe vahel, kui kiiresti käsi kokku hõõrute, täpselt samamoodi hakkab tegelikult ka mikroräänaahjus toidu valmistamine. Ja nüüd, kui see kelluke käib, siis mitte kunagi kohe ei ole võimalik seda temperatuuri, mis kätel näiteks tekkis või need sprinterid jooksid, seda ei ole võimalik kunagi peatada. Seega see kõik toimub edasi. Ka toidu soojenemine ja valmimine toimub edasi. See on lihtne vastus sellele, kui teinekord võtate mikroräänaahju peale kellukese käimist lahti, panite pitsalõigu sisse, pitsa on täiesti külm. Aga laske tal veel 30 sekundit seal seista, ahi on kinni ja pitsa on täiesti tuline. Ehk siis toimub nii-öelda järelvalmimine. Ja sama on ka siis kõikide muude toitudega ja sama on siis ka selle survepotiga. Seega, kui ma nüüd olen selle pudru endal siit välja võtnud mikroräänaahjust, ma küll algul mõtlesin, et ma teen seda paralleelselt samal ajal, kui ma teiega räägin, kahjuks oleks see olnud üsna ebamugav, sellepärast et ma oleks kaadrist välja käinud ja siis jälle tagasi tulnud. Sellepärast ma tegin selle pudru valmis ja hetk enne seda, kui ma alustasin ülekandega, võtsin ta mikroräänaahjust välja, seega ega ma ei saa käsi siin veel väga peal hoida. Rõhk on kenasti välja tulnud, ehk siis kui ma seda rõhuklappi siin puudutan, see on vabas asendis, ta ei ole enam pinge all. Alati, kui nüüd, kõigepealt ma avan siis selle klahvi, keeran poti kaane ilusasti asendisse, kus ta on avatav ja alati soovitan avada nii-öelda endast eemale. Ehk siis see kuum aur ei kõrveta teie käsi, ei kõrveta teie nägu ja te saate selle alati pealt maha võtta. Ja nüüd on siin sees hirsipuder, mis on siis valmistatud tõesti, nii nagu ma ütlesin, klaashirssi, liiter piima, 20 minutit ja see puder on kohe, õhuline, valmis, isegi natukene võiks ta siin veel seista, ütleme, kohe enne lauale andmist, ütleme 1 minut enne kella 6 võtsin ma ta ahjust välja, praeguseks on 20 minutit möödas, võib-olla võiks ta veel nii-öelda 10 minutit seista, juba praegu, kui ma kaane ära võtsin, silmnähtavalt on näha, kuidas ta kenasti siin ennast kogub ja paisub, pange juurde võid, pange juurde kas või praetud peekonit, mida veel keegi armastab ja tahab ja teie maitsev õhtusöök on valmis või siis näiteks tehke seda hommikusöögiks, kuidas soovite ja pärast on mul lihtsalt hea ja mugav kogu see pott ära pesta, kõik osad nii-öelda omavahel tihend ära võtta, ära pesta, alati kontrollida enne kasutama hakkamist, et tihendi vahed oleksid puhtad, et siin ei oleks näiteks mingid auru või toidujääke. Võib-olla neid tihendeid alati ära võtta iga pesu korral ei ole mõistlik, sest nad on nii pisikesed osad, et nad kipuvad teinekord ka teil köögis kaduma või kraanipausist äravoolutolust minema jooksma. Seega hoidke oma tooteid, kasutage edukalt ja pidage meeles, et see toode, mis keedab teie eest ise, mis teeb teie selle aasta jõulud kergemaks, mis teeb teie edaspidise elu mugavamaks, see toode on hea hinnaga pakkumises veel vaid kuni pühapäeva keskööni. Seniks teile aga kõike kaunist, võtke ühendust oma esitlejaga, küsige, kuidas seda imepotikest endale saada ja kohtume taas kord järgmistel esitlustel. Kõike kaunist ja ilusat advendiaega!